Mul pole, see oli see, kui ma selle ettevõtte alustasin 24. aastal, panin raha alla natuke, ostsin kodulehe ja juba on siis see aasta, 26. aastal, poole aasta peal olen praegu ja on juba sama teeninud poole aastaga, mis eelmine aasta terve aastaga. Et eks ta harrastaja värk ole, et ega professionaali pole veel asja, usun väga pikalt, aga midagi sellist ja umbes võiks toimuda küll selle ettevõttega. Et kõik see tulu on selles suhtes nagu haridusest pärit, aga et sinna hariduse jõuda ma nagu arendasin enda mänge ja siis hakati ostma, et kes see autor on ja et sooviks koolitust, et tahaks meie laps teeks neid mänge või lapsed siis, et tahaksid nagu ise teha need mänge, et laste haridus on seda hakatud siis ostma. Et kui mina näiteks loen mingi pokeri blogi või midagi, siis summadest saab ju alati aru, et see toimus nõulimid 400 või see toimus nõulimid 2 või et sa kaotasid 100, aga võitsid ilma 200, et ma saan nagu summadest, ma saan teiste puhul nagu aru, et sellepärast ma mõtlesin, et need summad on nagu tark mõte näidata, et saadaks aru, et kus ma olen ja mis ma teen. Nüüd edasi on mul alles eesmärk, et see ettevõtte võiks olla nagu plussis iga aasta, et siin alguses mul ei olnud seda eesmärki, ta oligi miinuses, mingi 100 euro miinuses esimene aasta ja siis vahepeal läks õnneks mingi haridusrisk nii-öelda, nüüd tahetakse seda haridust suure tõenäosusega veel juurde ja on korras see, et plussis aase ja selle kõrvalt on mul kõvasti aega nagu teisi asju ka teha. Et jah, et alati ei jõua igale poole, palju küsitakse mingeid suuremaid asju mujal, lemmik kinnisvara, kus on hea teenindus või et kuigi ma olen Indias ja külaliste majas töötan 2 kuud, ma ei suuda Eestisse rajada ja väga head külaliste maja rutu, eriti nullvaradega, et see on siiski arvutimängude ettevõte, kus mõnikord toimub kinnisvaradel vegan peod, mis siis koos arvutimängudega sellised kommuuni loovad, aga praegu ta liigub sinna koolitusse ja on ka arendusel mitu mängu jälle. Aitäh vaatamist!